Mul on 3 lisaminutit. 3 minutit lisaks. Alustame kõige lihtsamast asjast, millest võib-olla isegi Kolju Keldo aru saab. Ainus ränne, mida Eesti vajab, on eestlaste tagasiränne. Igasugune sisseränne, mis ei ole eestlaste tagasiränne, on Eesti aeglase hävitamise poliitika. Nüüd 12 aasta kõrgeim tööpuudus Statistikaameti kohaselt. Ja mis on ministri vastus? See on vale statistika. See ei ole see statistika, mis praegu sobib Reformierakonna propaganda tegemiseks. Et muidu, kui on vaja statistikat kasutada, siis meile võidakse viidata siin 2010. aastat või 1956. aastat. Siis statistika, kui teenib nende jutupunkte, siis võib statistikast rääkida, aga kui me ütleme, et Eestis on 12 aasta kõige kõrgem tööpuudus ja te tahate veel juurde tuua välismaalasi tööturule, siis see statistika ei ole tõsi. Nüüd ilmse läbinähtava valelikkusega esitati meile argumente, miks on Eestis vaja tööjõudu juurde. Ja väidetakse kogu aeg, et ei, me ei taha odav tööjõudu, me tahame spetsialiste. Loomulikult tahetakse odav tööjõudu, selle jaoks, et varjata, et tahetakse odav tööjõudu, selle jaoks tegeletakse meil retooriliste silmamoondustega. Meil on juba tänasel päeval välismaalaste seaduses terve rida erandeid, mis lubavad Eestisse tuua tööjõudu kvoodi väliselt. See 1300 inimest aastas on absoluutne fiktsioon, sellest ei pea mitte keegi kinni, sellel ei ole mitte mingit tähtsust päris elus. Päris elus tuuakse Eestisse aastas 10 000 inimesi tööjõuna, kas tähtajaliste elamislubadega, pluss sinna juurde veel absoluutselt kontrollimatu number renditööjõudu. Ja sellele lisandub veel loomulikult siis see, mida meil nimetatakse pagulasteks või sõjapõgenikeks, kes tegelikult on ka meie tööturul. Nüüd, nendest eranditest ei piisa, sellepärast, et tahetakse odav tööjõudu. Sest need erandid võimaldavad tänasel päeval Eestisse tuua praktiliselt ükskõik mida ja ükskõik keda. Meil on erandid IT-sektorile, meil on erandid teadustööle, meil on erand, mis ütleb, et kui sa maksad palka rohkem kui 1,5 korda Eesti keskmisest, siis too tööjõudu nii palju kui tahad. Lisaks sellele ärme unusta, meile tuleb mitte mingisugust piiri ei ole peal sellele 450 miljonile inimesele, kes elavad Euroopa Liidus. Mingit piiri ei ole meil peas Ameerika Ühendriikide 320 või 50 või kui palju neid seal on, oleneb, kas sa loed illegaalid sisse või mitte. Meil ei ole piiranguid peal Jaapanile. Too palju tahad. Mingit piiri ees ei ole. Aga ei, sellest ei piisa. Sellepärast, et me kõik teame, mis on probleem. Keegi ei taha maksta neile inimestele 1,5-kordset palka või 2,5-kordset palka. Tahetakse maksta alla meie keskmise palga. Ja sellepärast meid avalikust eksitatakse. Räägitakse spetsialistidest. No kõige tavalisemad labidamehed nimetatakse ka spetsialistideks ja no näe, meil on vaja spetsialiste ehitusele juurde. Siis räägitakse valdkonna keskmisest palgast. Valdkonna keskmine palk on loomulikult väiksem kui Eesti keskmine palk. Siis räägitakse sellest, et meil on veel, vastavalt sellele, kui ausad ollakse, kas 3 või 7 või 9 erandvaldkonda, mis on üldse kogu kupatusest jälle erandina väljas, ehk seal ei ole üldse mingid muid piirangud. Selle kõigega üritatakse meile muljet jätta, et me ei taha tuua odav tööjõudu. Loomulikult tuuakse või plaanitakse tuua piiramatult odav tööjõudu, sest et täpselt nii on. Tööandjad, ja me võisime need tööandjad ju siin ära ka kuulda, loeti meile ette mingi hulk firmasid, soovivad Reformierakonnalt saada odavamat tootmissisendit. Tootmissisendit odavamaks teha ei saa, kui on jutt elektri hinnast. No seda ei saa teha, see on turuhind, see on börs, siin ei ole midagi teha. Elektri hind saabki ainult kasvada, seda sisendit me madalamaks teha ei saa. Tootmissisendit maksudena, ei, seda me madalamaks teha ei saa, sellepärast, et kuskilt peab riik raha saama. See tootmissisend läheb ainult ülespoole. Mingisugused toorainematerjalid ei saa odavamaks teha, rohepööret tuleb teha, majandus peab mahtuma looduse keskkonda, nagu meile öeldakse. Aga mida me siis saame teha odavamaks? Loomulikult tööjõudu, me aitame teil saada odavamat tööjõudu, kallid ettevõtjad. Meil ei ole vaja, et inimesed saavad sama palju palka kui Soomes või Saksamaal. Toome siia, ma ei tea, Ukrainast, toome Valgevenest, toome Usbekistanist inimesi, palju vähem nõudlikumad. Vietnamlased, Sri Lankalased ei taha midagi. Mitte midagi ei taha õieti. Mida toob kaasa see, kui riiki tuuakse odav tööjõudu? Toob kaasa selle, et Eesti inimeste palk ei tõuse, pigem väheneb. Isegi kui palk
inflatsiooniliselt tõuseb, siis tegelikult palga ostujõud ei tõuse. Sest kõrval on võtta inimesed, kes on nõus väiksema palgaga. Toob kaasa selle, et Eesti inimeste töökoha kindlus kaob ära. Väga lihtne. Kui sul on võtta kõrvalt umbkeerne ukrainlane, kes on nõus palju väiksema raha eest tööle tulema, aga mis sa sest eestlasest pead? Võtad odavamalt ukrainlase ja tuleb saata ta töötukassasse, see eestlane. Toob kaasa kuritegevuse kasvu. Absoluutselt vältimatult alati toob kaasa, immigratsioon toob kaasa kuritegevuse kasvu. Toob kaasa kinnisvara puuduse, sest kui inimesi tuleb nii palju juurde, nagu meil praegu tuleb, siis ei ole neil enam elamispinda. Järelikult Eesti noored pered ei saa enam oma kodu, sest nõudlus on nii suureks läinud, et hinnad lähevad eest ära. Sa ei saa üüridagi, rääkimata ostmisest. Toob kaasa pikenevad järjekorrad arstiabi saamiseks. Kui sa võtad süsteemi, kus on kindel arv arste, kus on kindel summa seda raha, mida me Tervisekassale anname, ja lükkad sinna juurde 30 000 inimest või 50 000 inimest või 100 000 inimest, nagu meie valitsus viimase mõne aasta jooksul on lükanud, siis loomulikult tervishoiusüsteem ei pea vastu. Loomulikult eestlane enam arsti aega ei saa. Või kui saab 4 kuud hiljem. Toob kaasa koolisüsteemi halvemaks minemise. Meil on piirkondi, kus meil nii-öelda eestikeelsele haridusele ülemineku tagajärjel on Eesti lapsed jäänud emakeelsest koolisüsteemist täielikult ilma, istuvad õnnetult klassis, vähemuses juba on piirkondi, kus eestikeelsed lapsed on vähemuses ja millega ka seal üritavad mitte silma jääda, sest et teisest kultuuriruumist keevaverelisemad, temperamentsemad inimesed võivad muidu pahaseks saada. Seda kõike toob kaasa, rääkimata siis sellest üldisest kultuurilisest keskkonnast, kus me elame, kus viimase paari aasta jooksul on lihtsalt tänavapilt kas või Tallinnas läinud lihtsalt palju vastikumaks, maha sülitavaid inimesi on rohkem, punasega või lihtsalt suvalises kohas üle tee minevaid inimesi on rohkem, mingisuguseid selliseid degenerantlikku elementi, kes on ohtlik ja teeb tänavapildi vastikuks, on lihtsalt rohkem. Ja jõuab meieni ka see, mis on Rootsis või Saksamaal, igapäevaselt pussitatakse, igapäevaselt lendavad granaadid, jõuab, ilusti jõuab, kui jätkata reformierakondlikku nii-öelda tööjõud maale toomist. Keldo siin viskas hea killu, et tema ei vastandu Eesti ettevõtjatele. Nalja teed või? Need ei ole Eesti ettevõtjad, need on hiinlased. Nüüd nalja tegi see ka, et nii nagu meil on valitsus, kes räägib, et nad on jube parempoolsed. Parempoolsuse tunnuseks on see, et nad tõstavad makse, siis meil tuleb välja, et meil on ka konservatiivne valitsus. Meil on kõige konservatiivsema immigratsioonipoliitikaga valitsus terves Euroopas. Meil on parempoolne konservatiivne valitsus, juhuu. Ainult millegi pärast teeb täpselt seda, mida teevad globalistid, satanistid, vasakpoolsed on teinud 30, 40, 50 aastat, hukka ajavad selle riigi. Aitäh.